Tšau, mina olen Laura Prits ja algamas on juba 8. võistlus Noormeister 2019 tiitlile. Kes kellest täna ette rebib ja tiitli endale saab. Igaüks on enda eest väljas, kasutades kõiki ausaid võtteid nii, et silm ka ei pilgu, kui teisel kehvemini läheb. Laura, täna võisteldakse 2 tiimides. Kõik on 2 paaris käsikäes võistlemas nii, et silm ka ei pilgu, kui 3. tahab kampa tulla, öeldakse talle kindel ei. Võit tuleb ühel paaril kindlasti koju. Täna astuvad võistlustulle Timo, Christopher, Carolin, Mihkel, Aleksei, Mihhailo, Ergo ja Märt. Võistlejad, kas te olete valmis? Jaa! Täna selgub Eesti parim Mehhatroonik! Tähelepanu, valmis olla ja... Ja siit nad kõik jooksevad. Need noored mehhatroonikud on kõik võidu peal väljas, ma ütlen. Väike närv ikka on sees, aga see pole hullu. Minul küll mingit närvi ei ole, ma olen siuke pulli vend, vaata. Olen natuke närvis. Esimese ülesande koha pealt, aga raskusi ei tohiks tulla. Meil on jaotatud nii mehaaniline kui ka programmeerimise pool. Ma olen rohkem programmeerimise peal ja loodame niimoodi selle jaotusega asjad valmis saada. Esimese ülesandena peavad võistlejad tegema paaris midagi väga-väga olulist ja mehhatroonilist. Mehhatroonikalist. Mehhatroonika tuleneb sõnadest mehaanika ja elektroonika, ehk see on mehaanika, elektroonika ja informaatika sünergeetilisel koostoimel põhinev rakendusteadus. Just nii, ninatark. Ma tean küll, sul on Wikipedia lahti. Meie tänased kohtunikud on Atemix tööstusautonomaatika automaatik Kirill Dremljuga. Mehhatroonika eriala edukas vilistlane Arnold Kuusklaid ning TalTechi õppejõud ja rahvusvaheline ekspert Margus Müür. Kohtunikud, mida täna hindate? Programmi käsitlust. Töömetoodika korrektsust. Töökiirust. Tegemist on siis väikese transportsüsteemiga ja siin nagu keeruline osa ongi tuvastada ära esiteks detaili sisekõrgus, on siis selle pöördhaaratsiga. Ja teine koht on siis meil siin metalli tuvastav andur, mis teeb vahet, kas on metall sees või ei ole. Ja siis vastavalt sellele jagab siis kas siia teele ära või näiteks siia teele. Nagu ütleme postipakid jagamine. Ahaa, nagu Omniva pakkide süsteem. Ehk siis tänane ülesanne on parandada ära ja panna tööle pakiautomaat, et kõik need kliendid, kes juba ammu pakke ootavad, saaksid need lõpuks kätte. Esmalt vaja vaadata, et masinas oleks kõik hästi ja siis, et programmis mingi error sees poleks. Rahu, kliendid, töö käib. Selles võistluses on oluline, et programm töötaks, kohtunike poolt meelega tehtud vead oleksid leitud, töökoht oleks puhas ja et jõuaks õigel ajal valmis. Mille jaoks selline sinine juhe vajalik on? Selle jaoks, et siit tuleb õhk peale ja siis jookseb siit sisse ja siit on veetud voolik sellesse pneumasüsteemi ja see mööda neid voolikuid jagab kõik selle õhus ja laiali ja siis see töötab kõhu peal. Kas see on siis kogu selle masina nii-öelda siuke nagu süda või? Ei, süda on siin põhimõtteliselt. Süda on siin? Hea katse, Laura. Süda või kopsud, ega väga vahet pole tõesti. Muidugi läheme võitma, mis mõttes me ei lähe võitma. Siht peab silmes olema, et kui me tuleme siia võistlustele, siis peab olema see, et me võidame ikkagi ära ja siis on nagu motivatsiooni ka. Et kui sa tuled, et ma ei tea, kui ta üldse läheb, et siis ei ole sellel nagu väga pointi.
Tublid! Esmakursuslased plaanivad teise kursuslastele ära teha. Ütleme nii, me tegime enne sellised, võistlusjuhendi mitte lugemise vigu. Et me nüüd otsustasime korralikult selle 3. läbi lugeda ja teha niimoodi, et kõik oleks õigesti. Hea plaan! Juba vanad eestlased ütlesid pigem ikka õigesti kui valesti. Aga vaatame, kus koolis Karolin ja Mihkel õpivad. Tallinna Tööstushariduskeskus on tulemuste peal väljas. Selleks võetakse appi innovaatilisus ja professionaalsus. Koolikompleks on suur. Olemas on ühikas, õppekauplus, juuksurisalong, autoremonditöökoda ja nii edasi. Vägev! Praegu kontrolli nii olisti, et oleks kõik ühendused õiged. Et selle puldiga. Et siin on mõnes kohas on ühendused ümber. Я ищу подключенные входы-выходы контроллера, необходимые для обработки программы. Miks see värk teil siin ei tööta? Может, еще не готово. В первую очередь случилось то, что датчик был недостаточно надежно закреплен. Ну, банально не хватало крепежных элементов. У меня были проблемы то, что датчик никак не хотел принимать отражение в деталях, и то есть не видел детали. See ei liigu üldse. See on mingisugune takistus peal. Okei. Võtame selle asja koost lahti ja vaatame, kus viga on. Aga me ei tea, kus see viga on. See viga võib tulla mingisugusest 100 erinevastest. Kuigi välistatud ei ole, et keegi on sabotaaži lasknud meile. Ohoo! Keda te küll sabotaažis kahtlustate? No ütleme nii, hetkel ei oska kedagi kahtlustada. No Võru kindlasti ei ole. Võru teeb ise tööd nii hästi, et neil ei ole vaja kedagi teist maha lüüa selle eest. Tartu ka mitte. No see läheb siin ikka väga huvitavaks. Kui te ainult teaksite, et tegelikult tegid kohtunikud teile kõikidele meelega 2 viga sisse. Üks viga oli see, et õhusurve on maas ja teine, et valgusfoori tulede järjekord on muudetud. Aga see, mis praegu probleemiks oli, pole küll kohtunike tehtud. Kuskile on vahele läinud võib-olla rauapuru ja rauapuru on siuke materjal, mis ei soodusta väga liikumist. Okei. Viga on kuskil selles assamblees. Kuskil käib midagi vastu, sest nüüd ta liigub. Enne ta liigub. Osad detailid, ütleme nii, lihtsalt ei teinud seda, mida oleks pidanud tegema, aga see on mehaanika juures täiesti tavaline. Selliste ootamata kummituste ilmumine masinasse. Kuulsin sellist asja, et sina ja sinu paarinine olete ainsana esimese kursuse õpilased. Mis sa arvad? Kas te olete seetõttu nõrgemad või? Kusjuures oleme küll, jah. Aga mis osas? Igas osas ehitasime aeglasemalt, programmeerime aeglasemalt. Siin ei ole midagi muud mõelda. Kohtuniku poolt oli 2 viga siis tekitatud. Üks viga oli see, et foor oli vale pidi tõstetud. Õige oleks olnud, et punane, kollane, roheline, aga oli tõstetud roheline, kollane, punane. Ja me suutsime selle vea lahendada. Ja teine viga oli see, et õhuregulaator oli kinni keeratud, et õhku ei tulnud peale. Ka tolle suutsime lahendada. Tublid! Leidsite kohtunike poolt tehtud vead üles. Tundub, et meil on siin võistkonnas veidi pinged õhus. Ei ole tüli tekkinud, aga nagu teoreetiliselt mina peaks praegu arvutis istuma, see peaks siin seda ehitama kokku. Sellepärast Ergo ei jõua. Anni Ergo, midagi aeglane. Selle võistluse kõige kriitilisem hetk oli see, kui me läksime vahepeal peaaegu tülli. Mida see? Oli. Ja
aga see lahenes kiirelt ja tegime võistlust kiirelt edasi. Vaatame, kus need tublid noorhärrad oranžis õpivad. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne ning paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus. Kooli tunnuslause on: me aitame kirjutada sinu edulugu. Aga palun! Lihtsas keeles aitab näiteks mehhatroonika lahendada probleemi, kus sa tahad saada mingi masina liikuma, aga targalt, et ta teaks, kuhu liikuda ja mis hetkel liikuda. Siis see on koht, kus sa kasutad oma mehaanikaalased oskusi, et panna see seade liikuma. Elektrialaste oskuste abil lahendad sa selle elektrilise probleemi, mootoril ja muu, ning tänu elektroonika informaatika oskustele paned seda liikuma targalt andurite abil, kuhu, kuidas ja millal. Võistluse lõpuni on jäänud 10 minutit. Kas kellelgi on veel mõni joe puudu? Kohe on aeg läbi. Kas teil on kõik valmis? Ei ole. Ei ole. Las te jõuate. Tundub, et siin läheb veel aega. Kõige kriitilisem hetk võis olla minuteid enne seda, kui asi läbi sai, sest meil, õigemini minul, ma olin koodi eest vastutav, mul tekkisid vead koodis, võistlusülesandest koodi nagu sammude ülekandmisega tekkis raskusi. Pinge ja närv võtsid käed värisema, mõte läks sassi, kogu see bramm hakkas vaikselt lagunema ja väga kaugele ma sellega ei jõudnud. Praegu siis üritame detaile paremini libisema saada ja siis selleks nühime vastu. Eksab ükse, statiline elekter, siis võib-olla libisad detailid paremini. Kõige kriitilisem hetk oli siis, kui viimased minutid jooksid ja ma hakkasin muudatusi tegema programmis. Ja siis oli see, kas hakkab nüüd tööle või ei hakka tööle. Hakkas tööle või peaaegu hakkas tööle. Kuule, viimane minut käib. Kas teil on kõik valmis? Ei ole. Aga kas te jõuate? Ei jõua. Äkki jõuate? Ei jõua. Ma panen seda esimest kolbi, mis hakkab detaili ette lükkama kokku, nii et... Fingers crossed. Maybe. You got this. Tubli. Vaatame, jah. 5, 4, 3, 2, 1. Võistlus on lõppenud. Pange asjad käest. Pool programmi oli mul pekkis sellepärast, et mul jäi ajaga napiks ja kui sa tahad, et kang viiks detaili lindi peale, siis pead ise seda käega tegema. Ma soovin saada noormeistriks sellepärast, et teha poistel ära. Minu jaoks on oluline võita see võistlus sellepärast, et siis on suurem võimalus paremat palka hakata saama. Pädev noor inimene, kes teab ja tahab õppida, saab ka vastavalt väga head palka. Ei ole väga närvis. Meil oli see viga sees, et kui masin oli vaba, põles punane tuli ja see, kui masin tegi tööd, siis põles roheline, kuigi pidi vastupidi olema. Ma mõtlesin, et mul mingi programmis on mingi paar asja valesti läinud, aga tegelikult oli see kohtunike poolt juhtmed ümber pandud.
Me võidame noormeistri! No, võrukad on väga enesekindlad. Vaatame, mida kohtunikud arvavad. No üldpilti pealt ütleks, et on päris okei, aga no siin on natukene vaske näha, mis ei ole just ohutu inimese jaoks. Võib elektri alla jääda. No, sama teema on ka see, et siit on PP poolikuks jäänud. Siin on põhimõtteliselt paar nipukat puudu kaablikünnitused, siin samamoodi. Ega rohkem jällegi midagi välja tuua. Näha, et üldjoontes lõpuks ikkagi mahtusid aega. Tulemus on hea teatud puudustega. Väga heal tasemel töö. Näha, et on kõvasti harjutatud. Jaa, aga siin on kasutatud ebaseaduslikku võtet. Kaablisidemega on markeeritud juhet. Seega on nüüd läbi lähe. Jaa. Peale selle siin midagi muud väga ei ole viga, nii et väga hästi tehtud töö. Seda on raske nagu ennustada, mis koha me saame, sest ühest küljest me saime parima tulemuse mehaanilise ja ilu poole pealt. Aga samas vaadates kõrvalt hindamist, teistel töötasid need masinad, oli funktsionaalsus, milleni meie ei jõudnud. Ja nüüd ongi punktide mäng, kumb punkti summa suurem tuleb. Kas meie ilupunktid või nende funktsionaalsuse punktid? Üldjoontes väga hästi tehtud töö. Mingi kiirustamise tulemus on siin. Üks asi oli plaadi peal, aga see välja arvata, siis ma usun, et on tehtud väga head tööd. No, siin laua juures PP pealt mingisuguse punkte küll vist väga ei saa, kõik on põhimõtteliselt poolik. Ja, aga programmi poolt ka ei tule. Ma arvan, et meeskond oleks pidanud nagu rohkem harjutama kodus. Ma usun küll. Aga no, õppetund järgmiseks aastas. Esimese ülesande 2 favoriitmeeskonda on Tallinna Tööstushariduskeskus ja Võrumaa Kutsehariduskeskus. Teine võistlus on väga fun ja tulevikku vaatav. Teie ülesanne on teha legodest robot. Kes valmis saab, jookseb punast nuppu vajutama ja kui kõik toimib, siis on üks võit taskus. No, siis sokis ääres. Tähelepanu, valmis olla ja... Võistlejate teiseks ülesandeks on ehitada legodest selline robot. Robot peab tõstma üles siukse jupi, tõstma siia ja panema selle maha tagasi. Kõik vajalikud legotükid selle roboti ehitamiseks on siin kastis. Lisaks on siin mälupulk, kus on peal juhend ning arvutis on tarkvara, mille abil programmeeritakse seesama robot tööle. Vaatame, kuidas see robot töötab. Nii. Legosid on ilmselt kõik kunagi ehitanud. Tegelikult mehhatroonikud muidugi legodest roboteid ei ehita, aga piltlikult on see nii, et masinad tuleb kõigepealt ehitada ja siis liikuma panna just nii nagu vaja. Nii nagu selle legogagi. Lihtne. Aga vaatame, kus veel mehhatroonikuks õppida saab. Tallinna Lasnamäe mehaanikakool on kaasaegse õpi- ja töökeskkonnaga metalli, ehitus, automaatika ja autoettevõtetele osavaid töötajaid ettevalmistav ametikool. Kvaliteet, kättesaadavus ja hoolivus on siin hinnatud. Hetkel on seis tööturul selline, et mehhatroonikuid on väga vaja. Kvalifitseeritud tööjõudu ja väga asjahuvilisi noori on puudu ja tööd on väga palju. Läksin seda eriala õppima sellepärast, et väiksest peale on huvitanud mind automaatika ja tehnika ja mehaanika eriala.
igasugust ka kodus väikseid roboteid proovinud ehitada. Sellel erialal on kindlasti tööd, kuna mehhatroonika on raske ala ja seda ei õpi paljud. Kogu aeg on töö olemas. Главные проблемы – это конструкция, точнее ее хлипкость, и программа, ее ограниченный функционал. Но если довольно правильно подобрать параметры и в некоторых местах, так скажем, замедлить процесс, то есть все возможности, чтобы это работало как на настоящем производстве. Noor hakkaja on oma tee leidnud klotsideni ning taaskord on suur tahe teha midagi, mida üldse ei oska, saanud temast võitu. Või on see tõesti nii? Kas meie krussiskarvaline Lauraline on leidnud oma tõelise kutsumuse? Hämmastav! Imesid ikkagi juhtub. Ai, Molly. I am Molly. I am Robert. Uuesti. Okei. Huvitav. Sükest masinat ma näin küll esimest korda, mis töötab ilma ühegi toiteta. Mis patareisid sellel ju ei ole. Olgu. Kas nüüd? Немножко подрегулировать программу, и все будет хорошо. Пробуй, давай. Ставь на место захвата. Так, вот он захватил. И все. Kui see tööle ei hakka, siis see on sama aega telliskivi. Väga kallis telliskivi. No, tegi häält. Okei. Väga hea. Võtame ise oma loomingu ära kindlasti. Jah. Nii, nüüd on vaja panna see mootor, mis ta on. Kõigepealt enne, kui sa ära viita, sa pead ennem tõstnud nagu... Jaa, ma tean, nüüd ongi vaja see mootor. Enne, kui seda siia tood, sa tõstad ta veits kõrgema. Jah, ma seda mootorit otsingi praegu. Ja see mootor oli meil... B. Et nüüd tõsta see, paneb B sinna, aga B läheb enne sees. Ja oli see. Mis teed? Tagadus ära. Tooda enne. Ja, ma toon. Sa ei pea niimoodi ära võtma. Mis teed? Mida? Sa ütlesid, sa oskad seda. Pane ka kraadide peale. Mis ta on? Jätame need Tartu omad taaskord vaidlema. Aga saage hoopis tuttavaks mehega, kes esindas Eestit mehhatroonika erialal WorldSkillsil Abu Dhabis. Arnold Kuusklaid. Mehhatroonika on just sellepärast maailma tähtsam eriala, sest kogu meie tööstus on sellele üles ehitatud. Võistluse lõpuni on jäänud 10 minutit! Ehitame! Esimene! Sina tule ka, te ju tegite koos! Tule, vajuta sina ka nuppu koos! Tiimitöö! Viska 5. No nii, very good job! Прошло довольно хорошо. Были некоторые проблемы, но мы с напарником их довольно быстро решили совместными усилиями. Довольно четкое разделение обязанностей и долгий совместный труд помогают. Võistlus on lõppenud. Ainult üks meeskond jõudis õigel ajal valmis. Kohe vaatavad kohtunikud, kuidas teistel läks. See viimane ülesanne, et me pidime ise roboti kokku ehitama, see ei olnud tegelikult väga hull. Sest oligi see, et me saime ilusti selle ülesande ära jaotatud, et Märt võttis roboti alumise osa ja mina võtsin käpa osa ja saime selle suhteliselt kiirelt võrreldes teistega saime kokku ära. Ja siis oligi programmeerimine võttis aega. Programm võttis mõlemad klotsid, hakkas teisel pool ära viima, aga kõik, mis puudu ainult võib-olla jäi, oli nagu andur, et tuvastada, kas ta on nullasendis või ta ei ole nullasendis. Võistlused on läbi, aga viimane võistlus võis viia selle võidulootusse, kui teeks näis.
ma arvan, et me saame viimase koha, sest meil läks esimese ülesandega võrreldes teistega ikka kõvasti halvemini. Mina küll niimoodi ei arva, et me mingi viimase koha saime. Minu arust läks teistel mingi programmeerimistega, kui ma teistelt küsisin pekki, et... Kui võitu nüüd ei tule, siis kerge pettumus on ikka selle viimase võistluse põhjal. Kui nüüd ei võida, siis kõik see suur töö 2-3 kuud läks vastu taevast. Mis näis? Võistlused ei oleks võistlused, kui võitja oleks koha teada. Мы думаем, что мы выиграем это соревнование Нормейстер 2019, потому что у нас очень хорошая работа в команде. Мы знаем 6 языков программирования. Также имеем довольно большой опыт в автоматизации производства, в робототехнике. Ну и, в общем-то, довольно хорошо знаем периметрию. Это абсолютная правда. Minu jaoks noormeistriks saamine tähtis sellepärast, et oma teadmised proovile panna reaalselt joonele teistega, kui head need on, kui kiiresti ma saan tegutseda. Samas ka mõnes mõttes ka kuulsus. Tegin ära, sain esimese koha, läks tore. Saada nimi kuskil kirja, aga läks näis. Võistlus on läbi. Kõik andsid endast maksimumi, aga ainult üks paar oli teistest tugevam. Mehhatroonika eriala noormeister 2019 võitjad on Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpilased Timo Taal ja Kristoffer Jõks. All right! Palju õnne! Palju õnne! Tulge siia! All right! Otsige meid üles Instagramist ja Facebookist. Pange like ja kohtume juba järgmisel nädalal. Tšau! Emotsioon on võimas. Ikka veel ei jõua kohale, et olen noormeister 2019 aasta võitja. 2-3 kuud tööd läks kõik korda. Tänase võistluse võitis Võrumaa Kutsehariduskeskus, kes pidas vastu sellele närvisööle võistlusele. Nende programm töötas korrektselt ja ka süsteem nägi ilus ja kena välja. See on uskumatu, et me võitsime selle võistluse. Meie olemegi noored meistrid 2019.